tulin Läti poolt tagasi ja tegin ära oma alkoholiostud. Õlle mõttes, rahasid ei ole mõtet olla, aga muus mõttes on väga mõtet olla, see on väga huvitavaid marke. Eriti mitte filtreeritud, filtreerimata õlut on ja igast väga huvitavad marke on see. Aga mis on nagu super mõttekas, on luksusalkohol, ütleme selline Hendrix on peaaegu 2 korda odavam kui Eestis. Ma just Eestis vaatasin hind oli, liitri hind oli seal 78-56 oli Tartu kaubamajas, siin on liitri hind 42,99. Täiesti nagu uskumatu. Nii et luksusalkoholis on ikka määratult palju odavam ja mis oli no kõige rõõmsamaks tegi üldse mitte alkoholne asi, vaat selline seda ma sain viimati vist Vene ajal, et seda Eestis enam ei tehta üldse, see on nagu see heledat värvi kali, mida Eestis enam absoluutselt ei ole, ma ühelt laadalt ükskord sain, seda ise keegi oli kodus teinud, aga kõik esimene jaoks on tume ja esimest korda nägin heledat uuesti ja see on kõige õnnelikum ost tegelikult, ma ei tea, palju maksis, aga hea küsimus, 1,99, see on ka mingi, ma ei tea, see on rohkem kui liitrine, see on 1,5 liitrit. Ja see on tegelikult kõige õnnelikum oskord olnud, tõesti, et kui nagu šoti džinn on nagu 2 korda kallim Eestis, hämmastav. Ja mis seal poes veel huvitavat oli, seal on teinud sinna selliste drinkide ja jookide mingi degusteerimise nurgakese, kus põhimõtteliselt tasuta juua nii palju kui tahad. Ma mõtlesin, et Tartus võib-olla see asi väga ei sobiks, sellepärast inimesed käiksid ainult joomas tasuta, aga seal oli mingid reserva veine ja mingid kallingaid napse, mida kõike või seal tasuta mekkida nii palju kui tahtsid. Ma maitsin veinid ära, aga ma kangeid napse jooma selle jaga. Et see oli ka väga huvitav, nii et siia peab tagasi tulema, kui džinn otsa saab. Sest no jah. Okei.